kas naabri perekonnal läheb paremini või naabri perekonnal läheb halvemini. Kui sõita üle piiri Lätti ja vaadata, kuidas nendel hoolitsetakse näiteks linnakeskuste eest, ei olegi vaja kaugele minna. Valgas, üle piiri kõndida Valkasse, kohe sealsamas kõrval on Putras Kalns, mille on siis Valka linnavalitsus ilusasti korda teinud. Pannud sinna ilusad teerajad, roosid, kõik värgid, eks ole, niimoodi. Kui sõita edasi Valmierasse ja vaadata seda Koiva kaldapealset, kus on kõik ajaloolised vähegi, mis on hooned ära restaureeritud, kõik on korda tehtud, kus on Läti ajalugu igal pool tõstetakse esile ja meenutatakse ja tähtsustatakse Läti asja, et meil on oma riik ja meil on oma ajalugu, meil on omad asjad kõik siin nii edasi. Ja siis tulla tagasi Eestisse ja siis näha, kuidas siin asjad on, siis on kohe näha, et kumb on rohkem riik ja kumb on vähem riik. Paraku sellised muljed on. Jah, õige, ma olen nõus. Aga Uudu teab, mille pärast see on nii? Ja see on veel see asi, et kui me praegu vaatame seda nõndanimetatud Eesti Vabariiki, siis noh, kurb on öelda, aga ega siis Nõukogude ajal oli mõneski valdkonnas oli rohkem Eestit, kui teda praegu on. See on kah kurb lugu, et nii nagu juhtus kuidagi niimoodi järsku, et kommunist Arnold Rüütlist sai suurem Eesti mees kui need eurousksed, kes hakkasid Euroopa poole väga kummardama. Et see on niisugune kummaline muundumine meil toimunud, jah.